Lasta läbi. Sõida läbi! Sõida läbi, kas sõidaks või otsa? Sõida läbi, sõidaks või otsa! Sõida läbi! Sõida läbi! Sõida läbi! Sõida läbi! Sõidan politsei juurde. Mis on? Politsei on seal. Sõida politsei juurde. Meil peaks olema ka nüüd telefoniühendus siseminister Jüri Pihliga. Härra Pihl, kui vaadata neid kaadrit, ennist ütlesid, et olukord on Tallinna tänavatel rahulik, siis kuidas kommenteerite praegu neid kaadrit, mis toimub Tallinna kesklinna tänavatel? Ma ei öelnud, et rahulik, ma ütlesin, et on ärev. Eks ta nii on, et vandaalid ikkagi siiani veel rüüstavad ja laamendavad, aga tahaks öelda, et juba on kinni peetud ja arreteeritud üle 100 inimesi ja need arreteerimised jätkuvad ja kõik inimesed, kes on toime pannud raske kuriteo, saavad ka oma karistada. Kuidas on praegu seisud kannatanutega? Kannatanuid antakse arstiabi, kellel on vaja kiirabibrigaadid töötavad, kui neid kannatanuid on. Aga neid ei ole väga palju. Kui me räägime siin politseiniku hulgast, siis on neid 11 politseinikku, kes on saanud oma esmaabi ja läinud tagasi tööle. No meie andmetel kogunevad venelased lauluväljakule. Kas see info vastab tõele? No see info oli umbes 2-3 tundi tagasi ja see vasta tööle. Seal oli mingi muu grupp, kes kogunes. No kuidas peaksid käituma siis hetkel kesklinna inimesed, kes tahaksid oma kodudesse pääseda, nagu ka pildis näeme, üks Soome härra soovib oma koju pääseda ja tal ei ole mingit võimalustki. Kui turvaline on praegu Tallinna kesklinnas kõndida? No praegu ei ole turvaline. Inimesed peaksid olema ettevaatlikult ja võimalusel vältima, aga ma arvan, et see olukord stabiliseerub siin lähitundide jooksul ja siis on nagu jälle samas rütmis elu, kui ta kogu aeg on Tallinnas. Millised oleksid soovitused inimestele, kes tahaksid oma mõtteid ja muljet avaldada? No ma soovitaks kõigil jääda rahulikuks, samas olla tähelepanelikult, anda informatsiooni politseile korrarikkujate kohta ja olla kindlad, et kõik korrarikkujad saavad oma teenitud karistust. Aitäh, siseminister Jüri Pihl ja hetke pärast püüame ka ühendust saada ühe kesklinna elanikuga. Ja tõhtut. Pärnu sepik tulema paistab, lähme. Siin kaare ja sealt tagasi. Ja hetkel võitegi siis näha äsja saabunud kaadrid Tallinna tänavatelt. Need on küll monteerimata, aga pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ma ei tea siis. Balti sepik on seal selle juures. Ja selle Pärnu maakond. Küll, ma lihtsalt... Filmida. Mis olukord on hetkel? Olukord on kriitiline, rahvamass läheneb Viru väljakule praegult. Sabijõud on tulemas kusagil või mis? Linnas on piisavalt politseijõudusid. Ei ole praegult erilist paanikat. On vigastatud ka teie teada? Hetkel mul andmed puuduvad. Sellise küsimusega peate pöörduma staabi poole või kellegi juhtkonna poole. Meil andmed puuduvad praegu, et vigastatud oleks.
ja nüüd peaks olema meil telefonil Viivi Sõnajalg ja rääkige, kus te praegu asute ja mis seal toimub? Ja ma asun praegu hetkel oma korteris Väike-Karja 12-4 ja siin sellel tänaval küll on olukord täiesti äärmuslik ja väga kurb ja nõtune. Ma lihtsalt läksin oma väikest tütart puhkama panema ja me avasime akna ja seal, mis seal tänaval on toimunud, tähendab viimase tunni jooksul. See on selline äärmuslik vandalism, mida lihtsalt ette ei kujuta, seal all on täielik ainult akende klirin ja kui välja vaadata, siis sellised noored 16 kuni, ma ei oska öelda, sealt kõrgemale lõhuvad suurte terariistudega lihtsalt julmalt aknaid sisse ja siis teevad seal juures niisuguseid tegusid, millest ma ei taha rääkidagi. Ja ohjeldamatult tund aega järjest, et